Seekord vaatame siis, kuidas panna pliiats joonistama. Sama asi, mida me tegime tunnis. Aga tee algus kaasa ja siis video lõpus ma ütlen sulle, mis tähed sina teed ise. Kõigepealt valid loo, teed uue tühja. Kassi meil vaja ei ole. Kassi kustutad lihtsalt ära. Nüüd, kuna tunnis panime noole, siis kodus võtta uus sprite ja paneme pliiatsi. Otsi pliiatsi, pentsil. Nüüd, nii nagu tunniski, et me saaks pliiatsi algusega joonistada pliiats otsaga, siis võtta ülevad vasakud kostüümid, märgista ära kogu pliiats, lähed üles vasakusse nurka, liigud üle pliiatsi. Nüüd tõstad pliiatsi niimoodi, et pliiatsi väike ots asub just selles musta täpi keskel. Siis ta joonistab meil ilusti selle pliiatsi algusega. Et see on ekraani keskel. Nüüd võta kood tagasi. Kuna mul siin pliiatsit ei ole, siis ma panen endale siia ka pliiatsi. Sul peaks ju pliiatsin olemas olemas. Kuna pliiats on mul siin paremal väga suur, ma teen ta natuke väiksemaks. Tuleta meelde, et siin all reas on sõna suurus. Hetkel on ta 100, panen kuskil 60-ga. No, panen 50, siis on nagu pliiatsi suurus. Nüüd on 50. Nüüd teeme valmis kohe selle kustutusklahvi. Et kui vajutad tühikut, siis kogu pilt tehakse tühjaks. Nagu juba tunnis tegime, otsid sündmused vasakult. Kui klõps on klahvi tühik, jätamegi selle tühiku klahvi selle kustutusklahviks. Nii et siia on vaja panna pliiatsi alt, et ta kustutab kõik ja tõstab pliiatsi ülesse. Siis on meil kindel, et pliiatsi on üles tõstetud ja kõik on nagu ära kustutatud ekraani pealt. Nüüd ma teen 2 tähte sulle ette. Kõigepealt tunni lõpus mõned said sellega hakkama, mõni seal nägi vaeva. M-täht. Võtad sündmused, kui klõps on klahvi tühik. Tühik asemel panen nüüd M-tähe. Kõigepealt M-täht on olemas. Nüüd tõstan pliiatsi sinna, kus ma tahan, et ma hakkaks M-tähte kirjutama. Tahan, et M-täht tuleks mulle see nurka, et siit üles, siis tehakse selline M-täht. Kõigepealt tõstan pliiatsi sinna, kuhu tahan hakata kirjutama. Siis otsin vasakult üles liikumise. Liikumise alt on mine XY. Tõstan siia M-i järgi. See näitab asukohta, kus kohas see pliiatsi ots on. Nii et kui sa tahad muuta pliiatsi asukohta, tõstad kõigepealt kõrvale, siis vaatad paremal, mis on X-i number, mis on Y number ja kirjutad siia oma sellesse sündmuste alla juurde. Et võrdled, et mõlemad numbrid oleks ühesugused. Kui on asukoht paigas, siis me võtame pliiatsi. Kõigepealt enne pliiatsi paberile panekut me võtame värvi. Võtame värvi, muudan ära, et ta on mingi tume joon. Siis paneme alles pliiatsi alla. Nüüd mõtlen, kuhu suunas ma seda M-tähte joonistama hakkan. Kuna ma hakkan M-tähte ülespoole joonistama, siis ma pean kõigepealt valima, mis suunas ma lähen. Selle võtad liikumine. Liikumise all on osutan suunas. Ja suunaks nüüd valin üles, kuna ma hakkan pliiatsit üles joonistama. Üles. Ja järgmiseks valin, kui pika ma selle triibu teen. Kui pika M-tähe esimese joone joonistan. Selleks võtad liigu. 10 punkti. Ja paneme siia natuke suurema numbri, näiteks teeme suure M-tähe, 150. See on üleval. Kui tahad näha, et joon ka joonistust, teed selle M-tähe peal lõpsu klaviatuuri peal ja jõudis ülesse punkti. Nüüd on meil vaja siit tõmmata joon paremal alla, siis uuesti paremal ülesse ja alla tõmmata. Nüüd me oleme üleval nurgas. Nüüd on meil vaja osutajad suunas kuskile paremal alla nurka. Selleks ma võtan osuta suunas. Ja nüüd siin suunaks valin, et midagi sellist nurgaga, et ma tean, et ilus M-täht oleks.
valin selle. Ja nüüd jälle liigun ja vaatan, kas võtan poole sellest üles liikumisest või võtan natuke vähem. Võtan kuskil 60, natuke vähem kui pool. Vaatan, mis teeb. Kustutame kõik ära. Tühikuga, võtan tühikut, kaob kõik ära. Võtan M-tähte, näen, kaugel ma olen. Okei, ma teen natuke pikemaks selle 75 näiteks. Kustun kõik ära, võtan M-tähte. No, mulle see sobib. Nüüd olen siin nurgas, nüüd on vaja mul paremale ülesse kuskil liikuda. Jälle otsin selle osuta suunas. Ja nurga võtan nüüd ülesse. Ja nüüd üles lähen sama palju, kui tulin ülevalt alla. Et sama palju pikk on see, kui siit üles lähen. Järelikult on 75. Kohe proovime järgi, kustutame, võtame tähte ja tuli sümmeetriline. Ja nüüd ülevalt tulen ilusti otsa alla, kõigepealt jälle suund. Ja suund läheb ilusti mul ülevalt alla. Ja liigun sama palju alla, kui ma ka üles liikusin. Järelikult liigun, üles liikus 150, alla liigun ka 150. Proovime järgi, tühikud, täiesti olemas. Ühepikkused jooned. Nüüd, kui lähen siin all, siis nii nagu pliiatsiga paberilegi kirjutad, tõstad pliiatsi üles. Valid vasakult pliiatsid ja siit pliiats üles. Ja ongi M-täht sellega tehtud. Kustutan tühikuga, võtan M-i, M tehtud. Nüüd ma teen see kõrvale X-tähe. Nüüd tõstad sa oma koodi natuke kõrvale. Algab ikka alati. Jälle, kui klõps on mingi klahvi, tõstan see kõrvale. Nüüd ma tahan X-i kirjutada. Otsin siit tähestikust üles X-i. Algus on sama. Tõstan pliiatsi sinna, kus ma tahan nüüd X-i kirjutada. Kinni sellest X-ist. Nüüd sul on 2 võimalust. Mitu võimalust, 4 võimalust. Kas ülevalt siit hakkad niimoodi joonist alla või kuskil nurgas. Mina alustan ikka siit alt. Tõstan pliiatsi paika. Valin liikumise. Valin mine XY. Tahan, et siit joonistama hakkaks. Nüüd ta tõmbab esimest riibu pikalt üles siia. Selle, ei. Nagu ikka, valime pliiatsil värvi, enne me ei joonista midagi. Valime värvi, seda värvi natuke tumedamaks. Nüüd alles panen pliiatsi alla. Ja nüüd vaatan, kuhu suunas ma alles liigun. Võtad liikumise, osutan suunas. Siin suuna panen kuskile üles, sinna. Sinna oli. Nüüd vaatan, kui pikad joone ma tõmban. Kui see joon oli siin 150, siis paneme natuke suurema 175. Aga vaatan kohe ära, kui pikk see joon tuli. Täiesti õige pikkusega. Nüüd olen siin üleval nurgas. Aga nii, nagu sa paberile joonistad, teed ühe triibu ära, siis tõstad pliiatsi ülesse, lähed teise kohta, paned pliiatsi alla, tõmbad teise joone. Järelikult siin ongi nüüd see joon on tehtud. Nüüd võtan pliiatsi ja tõstan pliiatsi ülesse. Pliiatsi ülesse. Tõstan selle pliiatsi sinna, kus ma tahan teist X-i joonistada. Panen sinna. Võtan liikumise alt, et mine XY. Nüüd kasukoht on olemas. Nüüd ma panen uuesti pliiatsi alla. Pliiats alla. Nüüd osutan suunas, paremale alla peaks joonistama. Nüüd jälle liikumine. Osutan suunas. Ja suunaks nüüd kuskile siia alla. Proovime selle. Ja nüüd liigub alla sama palju, kui liikus ülesse. Järelikult liigum. Ja ülesse liikus 175, järelikult alla ka 175. Joon sinna ja tõstan pliiatsi üles. Pliiats üles. Vaatan, kas joonistab. Kustutame tühiku ära. Võetame X-i.
Teen natuke. Noh, enam-vähem. See ots peaks natuke ülevalt poolt algama, siis ta on samal kohal. Nii et vaadake, kust on kõik ära. Kui esimene joon hakati joonistama 79, 147, siis teist joont ma joonistan sama kaugel nagu see on. Saad -79. 79. Ma vaatan, kustutan kõik ära, vaatan X-i. Asukoht on samad need kohad. Nüüd selle kõrgus tahaks oleks sama kõrgel kui see. Järelikult ma pean Y-i muutma natukene. Ma tõstan pliiatsi siia üles vaba juurde, vaatan, mis need numbrid on. Y on 7. Järelikult ka siin peab olema 7. Võtan 7. Vaatan tühikut, kustutan kõik ära, vaatan X-i ja tegigi enam-vähem ilus X-i valmis. Nüüd võtame järgmise. M on olemas, X on olemas. Just, et M on ühe joonega, X-i sa teed 2 joonega, lihtsalt vahepeal tõstab pliiats ülesse, lähed teise kohta, paned pliiatsi alla, osutad suunas ja tõmbad järgmise joone. Niimoodi saad teha A, E-d, see on F-i, T-tähte, kõiki neid sirgejoonega joonistatavad jooni. Teeme siia kõrvale näiteks O ja S-i. Tõstan kogu see koodi kõrvale. Teeme kõigepealt O. Võtan sündmused. Siit võtan, kui klõpsan tühikut, valin siit O. Teeme kõige lihtsam O. Teeme ilusa ringi. Selleks tõstan jälle pliiatsi õigesse kohta. Ma tahan, et siia O joonistada. Võtan liikumiselt mine X, Y. Võtan pliiatsi värvi ja panen pliiatsi alla. Pliiatsi värv, võtame midagi punast nüüd. Võtsin punas, siin on punane. Ja nüüd panen pliiatsi alla. Nüüd see kaarte või O joonistamine on see, et sa liigud natukene edasi ja pöörad. Liigud natukene ja pöörad. Ja see on see, et meil on suund. Kui ma hakkan O-d joonistama kas paremale poole või vasakule poole, see on väga tähtis. Kui sa oled harjunud paremale poole O-d joonistama, teeme parempoolse O valmis. Pliiats on all. Nüüd ma osutan suunas, kuna ma hakkan paremale O-d joonistama, osutan suunas paremale. Osutan suunas paremale. Nüüd on see, et parem pool on olemas, sinna tuleb nüüd kordus, et liigun natuke edasi, keeran, liigun edasi, keeran. Selleks on olemas juhtimine. Ja juhtimise all on selline, kui ma tahan ühte liigutust teha mitu korda. On olemas 10 korda selline plokk. Võtan sellest kinni, tõstan siia järgi. Nüüd proovime, mis sa teed. Ja siia sisse paneme nüüd liikumiselt, et kõigepealt pööran natukene, siis liigun, pööran, liigun. Kuna ma joonistan O-d paremale poole, siis ma vaatan ka sellise pööramise, mis näitab, et nagu paremale poole pöörab. Kui teisele poole joonistad nagu vasakule poole, siis valid ka selle vasakule poole pööramise. Aga me joonistame paremale poole, võta see parem poole joonimine. Selle tõstan siia korda sisse. Ja siia sisse tõstan ka selle liigu 10 punkti. Ma neid numbreid hetkel ei muuda. Vaatame, mis ta teeb kõigepealt. Ja muidugi kõige lõpus tõstan pliiatsi ülesse. See võib alati kõige viimaseks jääda, siis vahepeal saab juurde neid asju panna. Ma vaatan, mis sa teed. Kustutame kõik ära. Vajutan O-d. Selle liigutusega tegi mulle pool kaart valmis. Ma tahan, et ta veel rohkem teeks seda. Järelikult sa pead kordust suurendama. Alg on 10, paneme näiteks 15 sinna. Kustutan kõik ära. Vajutan O-d. Juba hakkab looma. 15 on veel vähem. Paneme 20. Vaatame, mis siis teeb. Jääb ikka natuke puudu.
Paneme 25. Ja tegigi teise loo valmis. No nüüd võime natuke vähem teha seda, mitte päris 25, aga näiteks 22. Kustutame ära, võtame mood. 22 jääb natuke puudu. Paneme 24. Võtame mood. Ja 24-ga teeb täpselt ilusti loo valmis. On lihtne. Ongi olemas, lihtsalt tuleb ostatud suunas, liigud ja pöörad. See on üks liigutus. Nüüd teeme kõrvale U, kus on ka 2 liigutamist. Kõigepealt valin kohta, kus ma U-d hakkan joonistama. Hakkan U-d siit ülevalt pihta tulema. Ja me teeme seda teistpidi O, see üles teistpidi O. See alumine O on see paremat kätt joonistad, siis ülemise O teeme, et vasakut kätt joonistad. Panen pliiatsi paika siia. Kuna ma O-d joonistan, siis ma teen sellest O-st koopia. Teen parem klõps, paljundan, tõstan kõrvale siia. Nüüd selleks ongi meeles pidada X, Y asukohad. Kui ma panin pliiatsi siia, ma tahan teist O-d siia üles teha, siis vaatan, mis on need X, Y numbrid siin all. X on 80, 56 ja kõrval on 122. Et siia kirjutan näiteks siia kirjutan 56 ja siia läheb 122. Ja nüüd me tahan, et teistpidi O tuleks. Võtan sellest korduse seest need pööramised ära, tõstan täiesti paremale. Liikumise alt nüüd valin teistpidi pööramise. Ma tahan, et see tuleks nagu vastupäeva. Valin teistpidi pööramise, panen siia sisse, võtan liigun, panen siia sisse ja asi korras. Vaatan, kas töötab. See on ilus. Ülemine O. Selleks liiga kõrgele, tõstame allapoole. Mitte 122, aga panen näiteks 100. Kustutame kõik ära, teeme tühjaks, võtame O-d. Teist O-d ei saa niisama panna, toon üles näiteks. Vaata, mis ta siis teeb. O teeb alla O, ja O üles teeb üles selle O. Toimib. Teeme nüüd siia kõrvale U-tähe. Teeme näiteks U-tähe siia. Tõstame koodi siia kõrvale. Hakkab ikka ühest saast pihta. Sündmused, kui klõps on klappi. Pliiatsi tõstin paika. Panin liikumiselt mine X, Y. Tõstan siia alla. Valin pliiatsi värvi. Valin nüüd musta värvi. Vaatan mustaks. Panen pliiatsi alla. Nüüd, kui ma tahan U-tähte joonistada, siis kõigepealt ma tulen pliiatsiga alla, siis teen kaare ja lähen otse ülesse. Kõigepealt liigun otse alla natukene. Liigun. Vabandust. Kõigepealt ma osutan suunas. Ma liigun ülevalt alla. Ülevalt alla. Nüüd liigun. Liigun kuskil 100. Vaatan, mis ma teen. Mul on U-täht valimata. Valime U-tähe. Vajutan U-tähte. Kriips on liiga pikk. Teeme natuke lühemaks. Paneme 50. Kustutame kõik ära. Võtame U-d. Joon on olemas. Nüüd siia alla tuleb tekkida kaar. Kuna kaar on vastu päeva, siis ma pean võtma ikka selle juhtimise korda, 10 korda. Vastu päeva jaoks oli pööramine vastu päeva, järelikult see. Ja siit võtan liigu 10 punkti. Teen U peal klõpsu, vaatan, mis ta teeb mulle. Kuna see U alumine on liiga lai, siis ma liigun natuke vähem. Panen siia 5 ja keeran natuke rohkem. Näiteks 25. Kustutan kõik ära. Vajutan U-d. Nüüd tuli liiga vähem.
keeras liiga palju, paneme siia 20 näiteks. Ja kustutame kõik ära, võtame uud. Aga nüüd ta tegi seda liiga palju, seda kaart. Kordust võtame natuke väiksemaks. Panen need 8 siia. Kustutame ära, võtame uud. Enam-vähem. Enam-vähem olen paigas. Pärast vaatan, kas teen veel ühe võrra väiksemaks või ei tee. Nüüd, kui oleme siin nurgas, siis meil on vaja üles näidata ja üles liikuda. Järelikult osutad suunas. Suund läheb ülesse. Ja nüüd liigun ülesse sama palju, kui ma liikusin alla. Alla liikusin 50 punkti, nüüd ülesse liigun ka 50. Ja tõstan pliiatsi lõpuks üles. Pliiats üles. Kustun ära, võtan uud ja täiesti U-täht valmis. Nüüd sinu ülesandeks on tee uus töö, kustuta kassi sprait ära, pane pliiatsi sprait, ülesse kõigepealt kirjuta oma töö nimi. Pane nimeks talle kodutööd. Kodutöö. Siis vajuta kohe nuppu jaga. Ja võta uuesti lahti, vaata seest poolt. Nüüd paned siia tähed. Teinud 6 tähte. Paigutuse võid sa ise valida, kuhu sa paned nad, aga tähed on sellised. I, L, U, A, E, R, T. I tegime kõige esimesena, L on lihtsalt post ja kriips alla, U me tegime nüüd koos, A on sama, mis oli enne, tõmbad triibu, tõmbad alla, tõstad pliiatsi ülesse, teed keskel triibu. E on nüüd natuke 2 korda pead üles tõstma. Esimest korda võid sa teha, nüüd esimese joone valmis, siit tuled paremale, siis alla, siis vasakule, tõstad pliiatsi ülesse, siis te taas keskmise triibu. Ja T-tähte teed kõik ühe joonega, kas alt üles või ülevalt alla. Üles lähed, siis teed paremat kätt, kella liikumissuunas teed kaare, kui ülevalt alla tuled, siis teed vastupäeva kaare. Nagu näiteks, ma teen kiirelt, väga kiirelt üle T-tähe siia. Tõstame koodi kõrvale, et T-ni jõuda. Võta sündmuse, klõpsan nõrka teed, ABCD. Lähen asukohta, XY, võtan pliiatsi, värvi, panen pliiatsi alla. Kuna ma tulen ülevalt alla, siis ma osutan suunas otse alla. Liigun mitte 10, aga kuskil 80. Siis kuna ma vastupäeva kordan, siis tõstan selle järgi, panen kohe suuna, et paremal pool hakkan joonistama, siis suund on paremale. Juhtimise alt otsin kohe see korda, 10 korda. Siis liikumine, et palju ma liigun, palju ma keeran. Panen siia kohe need samad sisse vastupäeva, 15. Ja kohe tõstan pliiats ülesse, ja vaatan, mis juhtus. Teen klõps T-tähe peal. No lähme allapoole tagasi, üles seda joonistada ei saa, nii kitsas on seal. Tõstan pliiatsi näiteks siia. Vaatan, mis on siin X number, mis on Y number. Kirjutan omale siia ringi. -147 ja 31. 31. Teen klõpsu kõrval, vaatan uuesti T-tähte. Meil on üks liikumine liiga palju. Ma pidin ülevalt alla tulema, siis hakkame kaart tegema. Need esimese suuna valime ülevalt alla. Kustun kõik ära, teeme T-tähe. T-täht nüüd tiibrul korralikult. Meil on nüüd suuremat kaart vaja teha. Siis ta liigub meil natuke rohkem, panen 15 sinna. Kustun ära, võtan teed. Liiga suur. Paneme 12.
ja see liikumis 10 meil suurust muutuva, siia paneme 20. Kustume ära, võtame RTD-d, liiga vähe, nüüd liigume natuke rohkem, 15, kustume kõik ära, RTD ja ongi tehtud teedelt koos. Nii, nende numbrite suurendamise vähendamisega ta kas pöörab rohkem või liigub rohkem, proovi, katseta. Kuskile see sul ei kaduma ei lähe. Aga jah, et sodimise vältimiseks tee valmis kohe see kõige esimene kustutusklapp, see, kus sul on kustuda kõik ja pliiats üles. Et on meeles, kodune töö, tähed I, L, U, A, E ja D ja kui on see valmis, üleval muudad ära pealkirja ja vajutad klõpsa jaga. Siis ma näen, mis sa tegid ja saab tunnis vaadata, kuidas teil välja kukkus. Ja tegemist. Ja kindlasti, kui oled oma tähega valmis saanud, ülevalt võtad fail ja salvesta nüüd. Kui sa seda ei vajuta, siis võib kõik su töö kaduma minna ja sa ei saagi mulle midagi esitada. Nii et unusta ära, salvesta nüüd lõpuks.